tere, armsad ettevõtlikud naised. mul on hea meel teid tervitada täna siin sellel imelisel suvepäeval, mis meil siin õues on. mina olen Naisesettevõtteks kogukonna assistent Sandra ja tänane saate teema rullub meil lahti sellest kohast, kus paljud ettevõtjad teavad, et nad peaks rohkem nähtavad olema, aga ikkagi päriselt ei tee seda või siis isegi kui teevad, siis tulemused ei ole alati sellised, nagu loodeti ja oodati. ja täna räägimegi siis sellest, et miks nähtav olemine tegelikult toob rohkem kliente ja kuidas luua kontakte nii, et sellest sünniksid päris võimalused, mitte lihtsalt ainult toredad tutvused. ja jagage kommentaaridesse, et kas nähtav olemine või networking on sinu jaoks pigem lihtne või ebamugav ja kui sul tekib ka küsimusi seoses selle teemaga, siis kirjuta need julgelt kommentaaridesse ja me vastame kindlasti nendele ka lõpupoole. aga täna on mul külas Laura Kassin ja Laura on värbamisspetsialist ning suhtlus- ja networking'u koolitaja, kes aitab inimestel luua enesekindlalt kontakte ja suhteid, milles sünnivad ka reaalsed koostööd ja kliendid. tere tulemast, Laura, tore on sind täna siin näha. tere ja mul on väga suur rõõm siin täna olla. Tere hommikust kõigile. aga enne kui me läheme tänase teema juurde, siis Laura, me tahaksime väga kuulda ka sinu enda teekonnast natukene. seega räägi meile alguseks, et kuidas sa üldse jõudsid selleni, et sa oled täna ettevõtja, milline teekond see sinu jaoks on olnud ja kuidas sa selleni jõudsid, et sa tegeled siis selliste teemadega nagu networking ja värbamine ja üldse suhtlemise teemad? mm. -hmm. no ütleme, et värbamiseni ma jõudsin kahe väga laheda töökoha kaudu. et kõigepealt siis H&M-is, et kui H&M Eestisse tuli, siis üsna peagi oli mul võimalik liikuda sealt nii-öelda poeteenindusplatsilt siis edasi kontorisse ja hästi-hästi kiire laienemine oli, et ilmselt mäletate isegi, et kui esimesed 3 poodi avati, siis järsku oli terve Eesti neid täis, et see tähendas hästi-hästi-hästi palju värbamist ja mul oli väga põnev seal kõrval olla ja reaalselt tuhandete kandidaatidega suhelda, et see oli meeletu äge virvarr. ja kui see kiire kasv natukene rauges, siis läksin tööle hoopis teise valdkonda, et suurest moeärist pisikesse erieehitusettevõttesse Skyprof, kus oli jällegi palju värbamist, aga hoopis teises võtmes. et inimesed, kes töötavad maa ja taeva vahel rippudes kõrgustes ja teevad seal igasuguseid ehitus- ja puhastustöid, et see oli hoopis teine maailm ja jälle hästi-hästi äge, et mõlemas ettevõttes oli väga hea protsess, väga hea koolitus ja sain sealt hästi palju õppida. ja ütleme, et see networking'u pool tuli rohkem sisse aastal 2020, siis kui maailm läks lukku ja mul eraelus olid ka suured sellised muudatused ja järsku ühtekokku oli mul hästi palju vaba aega ja täielik vaakum sotsiaalse elu poole pealt, et siis ma hakkasin hästi palju ennast arendama igasugustel webinaridel ja koolitustel ja ma järsku avastasin, et nii palju on veel selliseid inimesi, noh, keda ma varem eriti palju ei teadnud, kes huvituvadki näiteks enesearengust ja ettevõtlusest ja investeerimisest ja sihukestest asjadest. ja hakkasin siis teadlikult nagu otsima selliseid inimesi, et liikuda koos nende selliste suuremate eesmärkide poole ja erinevad kogukonnad kindlasti olid ka hästi suureks abiks, et liitusin seal näiteks Starfish Academy'ga ja BNI-ga ja Powerful Marketersiga ja ühesõnaga neid erinevaid kogukondi on olnud hästi palju ja igaüks neist on andnud ka omalt poolt hoogu. ja ma arvan, et Starfishi abiga peamiselt ma tegingi sellise taipamise, et oo vau, et värbamisteenus on miski, mida ettevõtted vajavad niimoodi nii-öelda jupikaupa. et ma ei tea, kuidas ma varem seda ei olnud taibanud, aga kuna see oli mu lemmikosa senisest karjäärist, siis ma mõtlesin, et okei, väga äge. Mul oli küll varem tegelikult juba selline hobiettevõte olemas, et ma tegin käsitehteid, aga siis muutsin suunda ja hakkasin tegelema värbamise ja muude põnevate asjadega.
ja lõpuks siis otsustasin, et okei okay, palgatöö ja ettevõtlus koos on natukene liiga palju. Tegelikult mu juht ka ütles mulle kohe, et nii läheb ja tal oli õigus. nii et siis ühel hetkel loobusin palgatööst ja pühendusin oma ettevõttele. väga põnev, ehk siis nagu elu justkui nagu loomulikult niimoodi tõi sulle selliseid erinevaid asju ette ja sa lihtsalt haarasid kinni ja läksid kaasa ja vaatasid, mis saab. väga huvitav teekond, Laura. aga kas siis nähtav olemine ja networking on olnud nagu sinu jaoks alati loomulik või sa oled ka nagu seda kuidagi eraldi õppinud? kindlasti ei ole olnud loomulik selles suhtes, et kõik need hirmud, mida ma olen kuulnud inimeste käest, on olnud mul ka endal, et mida küll keegi arvab ja mis siis, kui nad ütlevad pahasti või mõtlevad pahasti või mis siis, kui ma teen mingi eksimuse või no ühesõnaga kõik need mõtted on mul peast läbi käinud ja ega sellist asja ju keegi kuskil koolis näiteks ei õpeta. Et mina eriti, kuna ma ei ole olnud nooremana näiteks mingisugune eriline, ma ei tea, peohing või mul ei ole olnud väga palju sõpru näiteks teatud perioodidel, et kindlasti see oli nagu noh, enda proovile panek, aga ütleme, et needsamad erinevad kogukonnad hästi palju aitasid ja näiteks BNI, mis on Business Network International, juba 80-ndatest pärit ülemaailmne organisatsioon, et neil on ka väga tugev selline kool ja struktuur, et isegi inimesed, kes ei tea network imisest väga midagi, et nad saavad seal need põhitõed nagu kätte ja noh, siis iseseisev õpe praktikas, et see on ju ikka kõige parem viis õppida. et kuna mul lihtsalt oli nii suur huvi ja mul oli järsku selline ahaa-moment, et vau, et selliseid inimesi on veel, kes huvituvad nendest teemadest ja et inimesed on tegelikult nii ägedad, et tuleb nad lihtsalt üles leida ja nendega kontakti luua. et siis see ilmselt aitas nendest hirmudest natukene ka üle saada. aga muidu ikka jah, erinevad, ma ei tea, webinarid, podcast'id üritused, mentorid, et kõik need kokku on olnud suureks abiks. väga lahe. aga mis on olnud sinu enda suurimad õppetunnid selles valdkonnas? Mhm. ma arvan, et üks kõige suurem õppetund, mida enamus inimesi võib-olla isegi ei tea, aga kohe kindlasti ei tee, on see, et follow-up loeb palju rohkem isegi kui see esialgne kontakt. ehk siis, kui sa kuskil kellegagi tutvud, vahet pole, on see, ma ei tea, LinkedIn või mingisugune konverents või lihtsalt kuskil kohvikus satud kellegagi jutustama, et see on tegelikult alles see alguspunkt, et see ei ole see nii-öelda kogu network imise eesmärk, et follow-up ehk siis see järelkontakti tegemine on see, mida paljud ei tee, et nad jäävad lihtsalt ootama, et teine pool võtaks nendega uuesti ühendust ja siis, kui mõlemad pooled ootavad, et teine võtaks ühendust, siis keegi ei tee seda ja see kogu see potentsiaal nii-öelda sureb välja. et see, et inimestega uuesti võtta ühendust ja noh, kui on mõlemapoolne huvi olemas, et siis iga natukese aja tagant tuletada ennast meelde, küsida, kuidas läheb ja uurida, et mis inimesel teoksil on. et see on see nii-öelda saladus või see võti, mis avab tegelikult palju rohkem uksi ja hoiab seda suhet soojas, sest et noh, kui sa oled ise see passiivne osapool, siis asjad ei juhtu, et sa pead ise ikkagi näitama oma huvi ülesse ja pidama neid inimesi meeles ja see on ka kindlasti see koht, kus mul on veel kas just õppida, aga kindlasti rohkem praktikasse panna, et vahel ka lihtsalt elu tuleb vahele, aega on kõigil vähe, me teame seda, onju, et muud asjad sõidavad sisse, et alati lihtsalt ei jõua seda teha nii kiiresti, kui tegelikult tahaks. väga hea teadmine, mina seda ka ei teadnud ja ma panin selle siia kirja endale. et edaspidi seda ka rakendada ikkagi rohkem. tõsi, et alati on pigem ikkagi niimoodi, et noh, tead, jääda ootama ikka selle teise osapoole nagu kontakti, et noh, igaks juhuks ei hakka segama või tead, äkki on teisel kiire või midagi, aga tegelikult jah, ilmselt mõlemad on samas ootuses on ju, et tuleks ikkagi ise ohjad haarata ja teha uuesti see järgmine samm, on ju. Just. väga äge, aga lähme siit siis edasi tänase põhiteemaga ja alustaks sellest, et miks nähtav olemine on sinu kogemuse põhjal siis see, et või noh, on oluline ja kuidas see selles mõttes nagu just siis kliente toob sinu nagu hinnangul. ühesõnaga, et miks on siis nagu nähtav olemine sinu kogemuse põhjal nagu see, et just see osa, et mis toob kliente
Mhm. Mhm. No see on tegelikult ju väga loogiline, et sul võib olla maailma kõige parem teenus või toode ja sa võid olla oma valdkonnas kõige suurem, ma ei tea, spetsialist, ekspert, kõige teadlikum, kõige osavam, aga kui mitte keegi ei tea, et sa olemas oled või mitte keegi ei tea, millega sa täpselt tegeled, siis noh, kuidas nad peaksid sind üles leidma? et selles suhtes, et mitte mingit müüki, mitte mingit suhtlust ei saa ju toimuda ilma selleta, et inimesed esiteks oleksid üldse teadlikud, et sa oled olemas ja et millega sa täpselt tegeled. nii et see nähtavus on see esimene asi, mis üldse avab mingisugused uksed selleks, et võib-olla tekiksid siis kas mingid partnersuhted või kliendisuhted või müük, on ju. et noh, see kuld nii-öelda kolmik on see, et kõigepealt tuleb nähtavus, on ju, ehk siis inimene näeb sind ja teab, et sa oled olemas. ja siis tuleb usaldus, ehk siis sa lood seda suhet, sa ei hakka kohe külmalt müüma ükskõik mida, on ju. ja siis lõpuks pärast seda tuleb siis see nii-öelda kliendisuhe või siis see ostuotsus, on ju. Mhm. et inimene peab ikkagi õppima sind ka natukene tundma ja noh, tavaliselt kipub olema nii, et mida personaalsem ja mida kallim ja mida mahukam on see asi, mida sa müüd, et seda rohkem neid samme läheb vaja selleks, et inimene lõpuks julgeks selle otsuse teha. Nii et jah, ja kuidas see minu jaoks on toiminud, noh, ongi tegelikult algusest peale, et suurem osa minu klientidest on tulnud kõik soovituste kaudu või siis tutvuste kaudu. et lihtsalt, et sa räägid sellest, mida sa teed ja inimestel on selles suhtes lühike mälu, et sa ei saa eeldada, et kõik inimesed kogu aeg mäletavad, millega sa täpselt tegeled. et sellepärast on ka hea nagu aeg-ajalt ennast jälle meelde tuletada või rääkida, et mis sul uut põnevat teoksil on või et millist klienti sa just hiljuti aitasid või niimoodi. ja ja põhipoint ongi see, et noh, minu puhul näiteks värbamine on ju, et ettevõtjad ei vaja ju värbamisteenust kogu aeg. aga kui see vajadus tekib, siis mina olen see, kes neil meeles on. noh, vähemalt oma mingisuguses tutvusringkonnas, eks ju. et näiteks üks klient, kes mul oli siin eelmisel aastal oli minu tuttav kooliajast ja noh, me ei olnud niimoodi aktiivselt suhelnud võib-olla mingi 10 aastat, aga sel hetkel, kui tal tekkis värbamisvajadus, siis tal tuli meelde, et aa, kuule, kuskilt ma olen näinud, et näed, et Laura sellega tegeleb, onju, ja võttis minuga ühendust. et see ongi see nähtavuse point, et sa oled kogu aeg inimestel kuskil siin kuklas oma tegemistega ja kui neil tekib see vajadus või kui keegi näiteks, ma ei tea, küsib nende käest nõu, et kas sa tead kedagi, kes tegeleks üks asjaga, et siis nad mõtleks sinu peale, et neil tekiks see seos. ja näiteks LinkedIn ka, et ma olen viimase, no ütleme aasta või paari jooksul rohkem pööranud tähelepanu just nimelt LinkedInile mm,. et sealt on ka hakanud tulema väga huvitavaid selliseid seoseid, et näiteks üks klient, kes mul oli, kes tahtis natukene konsulteerimist saada tööotsingu teemal. ma küsisin ta käest, et oi, et kuidas sa jõudsid minuni ja ta ütles, et aa, et see inimene soovitas sind. ja siis ma vaatasin, et appikene, et ma isegi ei tea seda inimest, me ei olnud isegi connect itud LinkedInis, aga et kuskilt minu postitused olid talle kuidagimoodi silma jäänud. ja kui tema tuttav, siis minu klient küsis, et või noh, ma ei tea, rääkis, et ta otsib tööd või et ta ei tea täpselt, kuhu suunas minna, onju, et siis ta soovitas mind. ma mõtlesin, et jeerum, et päris äge, et kuidas sihuke asi saab olla, onju. ja noh, ammugi siis veel see, et sinu enda tuttavad, kes sind juba palju paremini teavad ja sind usaldavad, et nad lihtsalt oleks teadlikud sellest, et millega sa tegelikult tegeled. sest ma arvan, et meil väga paljudel on selliseid sõpru, kes teevad mingisugust tööd või ajavad mingisugust äri ja tegelikult me ei ole päris täpselt aru saanud, et mis see on, millega nad tegelevad. et sellest tuleb rääkida, et saaks üksteisele rohkem toeks olla. Jaa, ma olen nõus, minul on ka olnud samu kogemusi ja just minu viimase aja kliendid või üldse tegelikult jah, nagu, et kui ma ise olen nagu 3 aastat tegelenud oma asjaga ja sealt poole ajast sellest, ehk siis nagu viimane aeg, pool sellest on ka samamoodi tulnud kliendid puhtalt juba ainult soovituste peale tõesti või nagu see, et kuskilt on nähtud midagi ja meelde jäänud, et see ongi see, et ei tasu kohe püssi pöösasse visata, et kui siin paari postituse peale kohe ei ole mingit järjekorda ukse taga, onju, et tegelikult on see väga oluline ja ma nagu ka tean seda, aga see ei jää nagu või tahab nagu meelest ära minna, et tegelikult tõesti see on nii oluline point selle asja juures.
Muideks, Sandra, ma pean sind tunnustama, et sa oled selle nähtavuse koha pealt väga tubli. et mingi aeg näiteks oli see, et ma nägin kuskil noh, kolmes kohas eraldi nagu sinu nime, et küll sa olid kuhugi jätnud mingi tagasiside, siis mingid erinevad projektikesed, erinevad kliendikesed, et kuidagi neid otsi tuli kokku nii palju. Ja siis ma mõtlesin, et appi kui hea, et see on täpselt see turunduse põhiteema, onju, et kogu aeg näed seda nime, onju, Sandra Engman, Sandra Engman, siin see teema, siin see teema. et lõppude lõpuks on see, et kui keegi näiteks küsib mu käest, et kuule, soovita, ma ei tea, kogukonnale virtuaalset assistenti, siis sa oled esimene nimi, kes mul meelde tuleb, onju. kuigi neid tublisid assistente on sama palju, noh, veel väga palju, onju. et kasvõi lihtsalt see, et su nimi jookseb kuskilt kanalitest läbi, inimene märkab seda ja kui seal on veel mingisugune, ma ei tea, professionaalne sisu või professionaalne tagasiside näiteks juures, siis see juba aitab väga palju alateadlikult seda nii-öelda mälupilti tugevdada. väga lahe, aitäh, sest et ongi ainus eesmärk, miks ma seda nagu niimoodi olengi nagu teinud, mitte ainus, aga nagu põhi ongi just see, et täpselt, et lihtsalt nähtav olla, et ma nagu mõistangi seda, et see, et ma arvan või ma usun sellesse, et see tasub nagu ära, et kui ma nagu olengi nagu natukene siin, natukene seal ikkagi hoian nagu ennast pildis, siis inimesed märkavad tõesti. Et väga lahe, et ma ei olegi kuidagi jah, seda nagu eraldi sellise turunduse nagu osana teinud, vaid lihtsalt jah, pidades silmas meeles nagu seda osa. aga kuidas siis ma küsiksin enam seda, et mis on need peamised põhjused, et miks ettevõtted ei ole nähtavad, et kuigi nad teavad, et nad peaksid? no hirmud kindlasti, erinevad hirmud. ma olen siin vahepeal ka kogunud natukene infot näiteks no just nimelt selle nähtavuse juures, et mis on inimeste jaoks suurim takistus, et miks nad ei ole seda teinud, onju. ja hästi paljud ütlevadki, et pole enesekindlust, pole selgust, pole oskusi, on hirmud, olen mugavustsoonis jällegi enesekindluse puudumine, enesesse usu puudumine, häbitunne, noh, seda tuleb nii palju lihtsalt, see on meeletu. ja teine asi on siis võib-olla see aja nappus ka ja et inimesed ei ole päris täpselt kindlad, et kust siis alustada või et kuhu suunas nii-öelda esimesena joosta, onju. et need kaks asja on kindlasti põhilised, ja need hirmud on nagu täiesti universaalsed, et need inimesed, kes on hästi palju igal pool nähtavad ja esinevad ja ma ei tea, minu kohta isegi arvatakse ka, et ma ei karda umbes midagi ja et mul tuleb see kõik nii loomulikult, aga see on kõik selles suhtes lihtsalt tegutsemine hoolimata hirmust. See, et mingi inimene on kuskil pildis ja räägib avalikult rohkem või ma ei tea, tundub sulle enesekindlam, siis see ei tähenda seda, et ta seda ilmtingimata on, vaid ta lihtsalt on valmis tegema neid samme hoolimata sellest, et see on hirmus. ja igaüks meist suudab seda tegelikult teha. Tegelikult ei ole isegi oluline, kust kohast sa nüüd täpselt alustad. et ma arvan, et kui see nähtavus on teema, mis sind kõnetab, aga samas ka hirmutab, siis oluline lihtsalt alustada kuskilt, ükskõik kust ja minna lihtsalt vaikselt selle vooluga kaasa. ja siis, kui see tegevus muutub juba natukene loomulikumaks, siis mõelda, et okei okay, mis ma siis tegelikult sellega saavutada tahan, mis on see kõige õigem kanal, keda ma kõige rohkem tahan kõnetada ja nii edasi. aga alguses lihtsalt selleks, et mitte jääda nagu igaveseks planeerima ja mõtlema, et see on vaja lihtsalt pisikesed teod ära teha ja saada see kogemus kokku, kätte, et okei okay,, noh, ma ei tea, tegin näiteks mingi story, onju, ja ma ei surnudki ära sellest, onju. et midagi hullu ei juhtunud, taevas ei kukkunud alla. et äkki ma siis proovin midagi veel. Jaa, see on täpselt see koht, kus mina ka alustasin. Et ma pidasingi meeles lihtsalt seda, et jah, ma kardan täiega, aga ma teen ikkagi, sest et see on natukene nagu põnev ka või noh, tegelikult päris palju. Et Mhm. võib-olla isegi hirm oli suurem, aga, aga jah, et täpselt nii ongi, et sa lihtsalt teed ja see hirm lihtsalt jääb sinna selja taha lõpuks. et nii ta on tõesti. aga kuidas siis olla nähtav nii, et see ei tunduks pealesurutud ega võlts? Tuleb jääda iseendaks. seda on küll väga lihtne öelda muidugi. et selles suhtes, noh, tuleb pidada meeles, ükskõik mida me teeme tegelikult. kõige esimese asjana me teeme seda enda jaoks ja siis me teeme seda teiste jaoks, aga selles suhtes mitte, et
mitte selleks, et nii-öelda enda arvelt, et teistel oleks hea ja vahet pole, et mis ma ise sellest arvan või tunnen, et selles suhtes teiste jaoks, et ma tahan teisi aidata, ma tahan olla neile kasulik, aga number üks inimene ikkagi olen mina ise, onju. ehk siis, et ma näiteks kunagi ei tee kliendile mingit sellist tööd, mida tema väga tahab või vajab, aga mis käib minu väärtustega vastuollu. Et selles suhtes, et kui need prioriteedid on paigas ja sa lähtud alati sellest, et number üks, kas see on, eks ju, minu väärtustega kooskõlas, kas mina usun sellesse, mis ma teen, kas see tuleb mulle suures pildis kasuks ja siis number kaks, et kuidas ma saan teisi inimesi aidata, siis tegelikult noh, pole seal midagi nii keerulist, et lihtsalt, et sul ei ole vaja kanda mingisugust hullu maski selleks, et noh, ma ei tea, võib-olla teistele umbes paremini meeldida või varjata oma mingeid ebakindlusi või midagi sellist, et tuleb olla ikkagi lihtsalt noh, päris inimene, meil kõigil on oma head ja vead. Ja mulle tundub vähemalt, et noh, see sisu, mida mina näen näiteks sotsmeedias, et inimesed rohkem nagu julgevad tunnistada seda, kui nad eksivad või, või või kui nad on saanud mingi valusa õppetunni või midagi sellist, et ei püüta enam nagu sellist täiesti 100% perfektset kuvandit endast jätta, aga noh, kindlasti on ka seda hästi palju. et väga lihtne on arvata, et kõik teised on, ma ei tea, nii tublid ja targad ja ilusad, onju, aga noh, see ei ole see reaalsus, et reaalsus on ikkagi natukene kirjum ja värvilisem. ja noh, see pealetükkimise asi on jällegi see, et noh, sa annad endast seda, mis sa soovid endast välja anda ja need inimesed, kes tahavad seda vastu võtta, nad on sulle meeletult tänulikud ja sa saad neid aidata ja neil on hea meel selle üle. ja need inimesed, keda sinu sisu või see, mida sa teed, üldse ei kõneta, siis noh, neil on võimalus, ma ei tea, panna sulle plokk peale või lihtsalt scroll ida edasi või minna rääkima kellegi teisega. et see ei ole sinu mure tegelikult. et noh, muidugi ei tasu mitte kunagi hakata inimesi ahistama või neile peale tükkima, et ma ei tea, pommitad umbes iga päev mingeid sõnumeid neile, kuigi nad on öelnud sulle, et neid ei huvita, onju. et noh, ilmselgelt sellist asja ei tasu teha, aga lihtsalt see, et sa oled nähtav, lihtsalt see, et sa näiteks teed mingisuguse postituse kuhugi või tutvustad ennast mingile seltskonnale, see ei ole mingi pealetükkimine. et iga inimene saab ise valida, mis infot ta tarbib, kellega ta suhtleb ja see on täiesti okei, kui sina ei ole nende prioriteetide seas, aga samas kõik need inimesed, kes huvituvad sinust ja kes saaksid mingit abi sellest, mida sa jagad, et neid ei tohi nagu ka jätta siis nii-öelda ilma sellest heast jagamisest, et igaüks ise teeb oma valikuid ja ma liiga palju selles suhtes ei poeks, sellepärast et kas nüüd kellelgi saab must kopp ette. mulle on ka öeldud näiteks, et appikene, et sul on mingi webinar tulemas ja terve Facebook on umbes täis sind, onju, et mul on kopp ees, et kogu aeg ma näen su nägu igal pool. no so what, nagu kerid edasi ja võtad järgmise reklaami või järgmise reelsi ja nagu noh, mis ma nüüd teen siis vahet pole, see on ajutine. küll ma jälle kaon mõneks ajaks ära ja noh, ma ei tea, mis iganes nagu ei lase ennast häirida. jaa, väga hea. Ma vaatan siin kommentaarides ka Katrin siin andis ka kohe hea soovituse, et tema soovitab alustada siit sellest samast Naised ettevõtteks kogukonna Facebooki grupist ja lihtsalt tee sinna oma tutvustus sinna gruppi ja räägi natuke sellest, et mis sa teed ja kuidas sa nagu kedagi näiteks aidata saad ja juba ongi hea algus tehtud, onju. See on hea point ja, sest et sellised nii-öelda suletud grupid, kus on mingi teatud niši inimesed ja nad on seal teatud eesmärgil, onju. noh, ongi ettevõtjad, kes on naised, kes tahavad üksteist toetada. see on väga hea turvaline koht, kust alustada. et see on väga hea soovitus. jaa. Aga Laura, räägime nüüd natuke ka sellest, et mis sinu jaoks tähendab tegelikult see networking? no mina olen enda jaoks seda sõnastanud niimoodi, et ta on teadlik noh, ütleme siis äri või tööalaste suhete loomine. mm, see ei tähenda seda, et inimesed ei võiksid olla näiteks ka sinu sõbrad või tuttavad või mis iganes, aga just, et see noh, teadlik, et sa ei suhtle inimestega lihtsalt selleks, et rääkida, ma ei tea, ilmast ja hobidest ja mingitest telesaadetest, onju, vaid ikkagi see, et sa põimid sinna sellised win-win, võimalikud win-win olukorrad, et kes millega tegeleb, kes millega abi vajab
kes otsib parasjagu mingisugust kontakti näiteks. ja et sa oled hästi selles suhtes sellel lainel, et okei okay,, kuidas ma saan täna sellele inimesele olla kuidagi toeks või kuidas ma saaksin jagada talle mingi kasuliku infokillu või kuidas ma saaks täna kedagi omavahel kokku viia, kes üksteist võib-olla otsivad nii-öelda, onju. et sellised tegevused ähm, no ma olen seda nüüd nii pikalt juba nagu kuidagi automaatselt teinud, aga ilmselt ongi jah see, et tuletada endale meelde, et ma ei suhtle inimestega lihtsalt ainult suhtlemise jaoks, vaid ma nagu kasvatan seda suhet teadlikult, et see on noh, umbes, et kui sul on mingi ilus roosikene kuskil potis, onju, et sa ei viska lihtsalt suvaliselt talle, ma ei tea, üks nädal hästi palju vett ja üks nädal hästi palju väetist ja siis 2 nädalaks unustad üldse ära, vaid sa ikkagi püüad nagu teadlikult mõelda, et okei okay,, ta vajab regulaarselt, eks ju, natukene vett ja natukene väetist ja midagi veel. ma ei tea, päikesevalgust, onju. et suhetega on sama lugu ja noh, jällegi, et sa ei pressi kellelegi ennast peale, aga samas, et sa veendud selles, et inimesed ikkagi on teadlikud sellest, et noh, mida sa teed ja kes sa oled ja kuidas sa teisi saaksid aidata, onju. et network imisel näiteks ka noh, inimesi huvitab alati see müügipool, onju. et suurem osa inimestest, kellega sa suhtled, ei ole kunagi sinu kliendid tõenäoliselt, aga nendel on ka oma suhtlusringkond ja nemad suhtlevad omakorda inimestega, keda sina ei tunne. ja see on nagu see võlus enne kui noh, nagu investeerimisel on see liitintress, on ju. et kui need inimesed suudavad oma tuttavatele selgelt ja lühidalt ära selgitada, millega sina tegeled, siis see on juba nagu väga palju suurem võit. et sealt soovituste kaudu võib see kasv muutuda eksponentsiaalseks. ma olen täiega nõus, nii head mõtted. aga mis on sinu kogemusel kõige levinum eksiarusaam või arvamus networking'u kohta? ilmselt ongi see, et sa pead olema juba mingi ülienesekindel, üliosav, üliekstravertne ja hästi selline suhtleja tüüpi inimene. et näiteks hiljuti ma rääkisin ka Martin Markiga, kellel on see Introvertide Akadeemia, onju. et hästi äge ja hästi, noh, tegelikult sarnased põhimõtted, mis me ka jagame. et tihtipeale näiteks need sellised introvertsemad inimesed on paremad network'ijad tegelikult, sest et nad oskavad rohkem kuulata ja vähem rääkida. ja see on, noh, igasuguse suhtlemise üks selline saladus tegelikult, et kui sa tahad, et inimesed mäletaksid sind kui väga head vestluspartnerit, siis räägi ise hästi vähe ja küsi neilt hästi palju küsimusi ja nad ise räägivad ja nad on väga rahul sellega, onju. et selles suhtes kindlasti sa ei pea olema valmis, et alustada. noh, see on ettevõtluse puhul üleüldiselt on ju hea asi, mida meeles pidada. ja sa ei pea tundma ennast nagu mingi, ma ei tea, 100% peal selleks, et sa võiksid minna inimestega suhtlema. et noh, mitte keegi meist ilmselt ei tunne ennast iga päev niimoodi, et voh, ma olen mingi, ma ei tea, kõige ägedam tegija maailmas, onju. et piisab lihtsalt sellest, et sa oled olemas, et sa oled sina ise ja et sa oled valmis seda esimest sammu astuma. ja noh, ma ei tea, isegi kui sa seal kokutad või puterdad või jääd mõtlema 2 sekundiks, noh, see on täiesti okei okay., kõik inimesed on tegelikult sellised, et kõigil juhtub vahel mingeid siukseid väikseid eksimusi, onju. et seda ei tasu karta, et pigem lihtsalt mõeldagi, et sa saad neid kogemusi, sa saad praktikas harjutada ja see on see, mis kasvatab omakorda seda enesekindlust ja neid oskusi. et see ei ole nii, et ma alustan siis, kui ma kunagi olen valmis, sest et kui sa ei alusta, siis sa ei saagi mitte kunagi valmis. jaa. Ma mõtlesin, et ma vahepeal võtan siia ühe küsimuse. Meil on Mhm. tulnud üks küsimus ja Katrin küsib meil, Katrin Puus-Jääne siis meil enda mätta otsast, et kuidas ettevõtluskoolitajana julgustada naisi sellest nähtavuse hirmust ja perfektsuse soovist üle saama? no tõenäoliselt on ikkagi jälle see, et tuleb lihtsalt anda neile sihuke väikene eduelamus, väikene positiivne kogemus ja noh, julgustust, tagasisidet, aga noh, see on juba natukene võib-olla individuaalne, et kes kui palju seda tunnustust tahab või kuidas ta seda tahab,
et pigem lihtsalt see, et nad saaksid sellises turvalises keskkonnas jällegi kätte selle kogemuse, et okei, ma tegin midagi, mis tundus mulle hirmus, mida ma võib-olla ei tahtnud isegi tegelikult teha, aga tegelikult tahtsin ka ja midagi hullu ei juhtunud. et pigem oli nagu tore, onju. et nagu sa ütlesid ka, et jätad selle hirmu nii-öelda selja taha. et minu kogemuse põhjal vähemalt ei ole midagi muud paremat, kui omal nahal teha see asi läbi ja kogeda, et aa, polnudki nii õudne, nagu ma arvasin. sest et tihtipeale, no eriti naised mu meelest, me suudame nagu kõik asjad, mis on tulevikus, mõelda 500 korda hullemaks, kui nad tegelikult on. ja siis, kui need asjad on läbi tehtud, noh, siis Keit ja Mõlgu mõtlesime, et okei, et polnudki nii hull, onju. Ja siis mõtled järgmise asja peale, mis on tulevikus ees ootamas ja ikka kujutad ette kõiki neid kõige hullemaid stsenaariume, onju. et lihtsalt teadlikult jällegi läheneda sellele, et teha see asi läbi ja siis korra nagu peegeldada, et okei, tegelikult oli päris tore, onju, mis mulle meeldis, mis läks paremini, kui ma arvasin. ja noh, sealt liikuda siis jälle sammukeste haaval edasi. ja väga tuttav koht ja olen täiega nõus sellega. aga Laura, kui keegi tahaks end nüüd networking us ka proovile panna, siis millest üldse alustada? No eks see natuke oleneb ka, et mis on see soov või eesmärk või valdkond või mis iganes. aga mis ma näiteks ise olen teinud, üks asi on kindlasti igasugused üritused, kas siis näiteks mingid koolitused, konverentsid, webinarid, kas või ma ei tea, laadad, messid, noh, mis iganes, kus on lihtsalt mingi rahvas, onju. et minna inimeste juurde ja tutvustada ennast või siis lihtsalt tehagi, ma ei tea, 8 minutiks juttu. et kui sa kuskil koolitusel küsid, et oo, tere, et ma ei tea, on sul siiamaani mingi lemmikesinemine või et mis sa täna siin põnevat oled teada saanud või et keda sa soovitaksid mulle kuulama tulla järgmine kord. või kui sa oled näiteks kuskil messil või laadal, lähed näiteks mõne müüja juurde ja küsid, no kuidas teil läheb täna, et kas on palju huvilisi ja mis teil siin põnevat on ja kuidas te üldse jõudsite selleni, et siukseid tooteid hakata tegema, et nii äge, mulle meeldib see, räägi mulle sellest lähemalt, onju. et lihtsalt harjutada seda esimese kontakti tegemist sellises, noh, võib-olla natukene siis väiksema survega keskkonnas. ja teine variant on see, et sotsiaalmeedias, et kui sa siiamaani näiteks ei ole väga palju postitanud midagi, siis lihtsalt teha üks postitus jagada kasvõi mingisugust taipamist, mis sa oled saanud, mingisugust raamatut, mis sa oled lugenud, mõnda kliendi lugu, onju, et klient tahtis seda, tegin talle seda, tulemus oli selline. ja võib-olla üks samm edasi sealt, et kui sa näed kedagi, kes sind kuidagimoodi inspireerib või kõnetab või kui sul tekib mingi küsimus kellegi postituse kohta näiteks, et siis lihtsalt külmalt kirjutada talle. Äh, tihtipeale ikkagi inimesed vastavad hea meelega ja isegi kui nad ei vasta, noh siis vahet pole, onju, või kui nad ei taha sinuga suhelda, noh mis siis ikka, onju. aga lihtsalt see, et sa võtad kellegagi ühendust, noh, kasvõi jätad talle mingi lühikese tagasiside, et oo, nägin su postitust sellel teemal, see kõnetas mind, sest et blablabla bla, bla, nii äge, aitäh sulle, onju. ma võin garanteerida, et selline asi teeb inimesel tuju väga-väga-väga heaks ja tal on väga suur rõõm sellest, et sa kirjutasid ja see on küll nagu selline väikene eneseületus, aga lõpuks see positiivne emotsioon, mis tuleb mõlemale poolele, see on nagu ülipalju suurem. et jah, ilmselt need 3 sammu oleks need, millest ma soovitaks alustada. minu meelest väga head soovitused. aga kui me nüüd võtaksime kokku selle nähtav olemise teema, siis mis oleks selline üks lihtne samm, mida igaüks saaks juba täna proovida, et olla rohkem nähtav, tulla sealt murust välja, nina ots no välja pista? no üks samm ongi väga hea, et selles suhtes, et kui sa ei ole selles samas Facebooki grupis teinud näiteks oma tutvustust, kas üldse kunagi või siis väga ammu, et siis see oleks väga hea samm. ja ütleme laiemalt näiteks jagadagi muljeid, et ma ei tea, kui sa praegu siin seda vestlust vaatad, onju, et teed näiteks väikese postituse, näed, käisin täna, kuulasin siin sellist vestlust, eks ju. Laura ja Sandra jagasid siin sellisel teemal mingeid asju ja mind kõnetas näiteks see punkt, sest et la onju.
võib-olla aitab kedagi teist ka, võib-olla näiteks mõni meesterahvas, kes sul võrgustikus on, noh, teda siin grupis ei ole ilmselgelt, temast sa vestlust ei näe, aga võib-olla teda kõnetab see mõte, mis sa jagasid, onju. ta on jälle tänulik, tal on hea meel võib-olla. sest mehed tunnevad täpselt samamoodi seda ebakindlust, nad lihtsalt ei julge seda võib-olla nii väga tunnistada, onju. et nendel on see nähtavuse teema täpselt samamoodi. Selline jah, natukene keeruline. mitte kõigil, aga paljudel. et võib-olla ongi, et näed, sa said ise mingisugust infot, sa said võib-olla mingisuguse taipamise, tahaks loota. võib-olla sul tekkis veel rohkem mingeid küsimusi ja lihtsalt jagada enda mõtteid. ja seda saab teha igasuguste, ma ei tea, podcast'ide, koolituste, webinaride, raamatute, kohtumiste, noh, kõige kohta. jah, lihtsalt jagada enda arvamust, Mhm. enda kogemust. just, väga, või teha väikene kokkuvõte, et näed, et ma ei tea, kui sina ei viitsi seda raamatut läbi lugeda, siis mina lugesin ja siin on 5 põhilist punkti, mis ma sealt kaasa võtsin. ülihea, hea meelega loen ise ka siukseid postitusi. väga lahe, minu meelest nii head mõtted ja ideed ja nipid on siit täna läbi käinud juba. aitäh, Laura, nende eest. aga enne kui me lõpetame, siis kui nüüd siin mõni kuulas ja mõtles, et okei, et tahaks ka rohkem enesekindlust ikkagi ja oskusi juurde saada nende teemadega, siis kuidas sina üldse nendega, nende asjadega aidata saad teisi ja kus sind leida ja millega sa üldse nendel teemadel inimesi toetad? Mhm. no ma olen tegelikult natukene sihuke hunt kriimsilm, et kust mind leida. no lingid, ma saan aru, et me saame pärast lisada ka siia kommentaaridesse, et keda mis kõnetab, saab rahulikult tutvuda. et ettevõtte nimi on Personalileidja, et selle järgi leiab siis ka sotsmeediast ülesse. ja mina ise muidugi ka olen olemas Facebookis ja Instagramis ja minu lemmikkanal on täna LinkedIn, nii et LinkedInis kindlasti julgustan kõiki connect ima ja saame olla ühenduses. ja millega ma inimesi toetan, peamised tegevused tegelikult on töötajate värbamine ja igasugused värbamise konsultatsioonid, protsessid, koolitused, siis sotsiaalmeedia turundus, tööotsijate konsultatsioon samuti, siis aktiivmüügiga tegelen ka jah, see networking'u pool, et networking'u osas on võimalik näiteks suhelda üks-ühele, kui on nagu sihuke konkreetne soov ja konkreetne hirm näiteks, millest on vaja üle saada, et saan aidata oma kogemusest ja noh, mul on, ma ütleks, et selline eriline oskus näha inimestes neid tugevusi ja seda potentsiaali, mida nad ise ei kipu märkama, nii et võib-olla juba see peegeldus aitab natukene ja igasugused avalikud esinemised ja koolitused on ka, et näiteks tiimidele teen sellist paaritunnist produktiivsuse töötuba või siis üritustel on võimalik juhendada sellist mängulist networking osa, et näiteks just 8. juulil on tulemas Instar agentuuri sihuke suvine inspiratsioonipäev, et seal teen sellist asja nagu networking bingo. et jah ja tegelikult mind väga huvitavad ka investeerimise teemad, nii et ka sellistel teemadel vestlen väga hea meelega. eriti just nimelt teiste naistega, kes huvituvad sellest rahatarkusest ja rahateemadest, et mitte ainult ettevõtlus, vaid ka näiteks aktsiad, krüptod, sellised asjad. et need on ka väga põnevad teemad minu jaoks. nii et ma arvan, et ma saan toetada erinevat pidi. kõige lihtsam on see, et vaata üle need lingid, mis me siia lisame ja võta minuga ühendust, kirjuta mulle, küsi mu käest julgelt, et siis ilmselt leiame selle õige tee. ja noh, tegelikult on see, et kui need teised teemad ka kõnetavad ja ka näiteks Katrinil ja teistel kogukonna liikmetel on siin huvi, et siis võime ka vabalt teha rohkem live-vestlusi, et miks mitte. Ah, Laura, sa oled üks vägev naine, väga lahe. aga ma tahan sind tänada selle tänase vestluse eest, see on olnud väga praktiline ja nii palju häid nõuandeid. ja täna jäi nii palju häid mõtteid kõlama ja võib-olla kui ma ühe välja tooksin, siis üks oluline asi on see, on ju, et suhted ja nähtav olemine ei ole mingi lisategevus, mida sa teed siis, kui millalgi kunagi, kui aega jääb, vaid see ongi ikkagi üks oluline osa ettevõtlusest, et kliendid sinuni ikkagi päriselt saaksid jõuda. ja super aitäh väga sulle ka. äge. aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes meid täna kuulama tulid selle ilusa ilmaga.
et ma vaatan, et siin täna ikkagi on täitsa jõudnud ligi 20 inimest. algul oli mure, et ei teagi, kas täna kedagi jõuab siia üldse. aga aitäh kõigile ja võtame siis selle tänase saate kokku. ja kas sa, Laura, tahad veel midagi siia lõppu lisada? mm. Ma ütleks võib-olla lihtsalt nii palju, et kui sa täna veel kahtled, et kas sa peaksid midagi jagama või ütlema või kuskil nähtavale tulema, siis vastus väga suure tõenäosusega on jah, 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 jah. sest et need inimesed tihtipeale, kes vajavad seda sinu jagamist kõige rohkem, need on need inimesed, kes ise ka ei julge mitte midagi öelda, aga nad on olemas, nad näevad, nad on sulle tänulikud, nad saavad sellest midagi väärtuslikku jah, sa ei tea võib-olla, kes nad on, mida nad täpselt sellest said, aga tea, et nad on olemas. et mulle on vahel tulnud selliseid tagasisidesid, kus inimene on tõesti nagu, ma ei tea, kuude kaupa kogunud julgust, et mulle midagi öelda ja siis lõpuks ta ütlebki, et aa, ma ei tea, et see umbes inspireeris mind tegema siukseid liigutusi ja see aitas mind nii ja naamoodi ja need on need asjad, mis teevad südame nii soojaks ja sa ei tea mitte kunagi, kes võib seda vajada, mida iganes sa plaanid jagada, nii et lihtsalt jaga, mitte midagi hullu ei juhtu, ma luban. ja just, me ju sihukeste külmade vaiksete Eesti inimestena lihtsalt ei ole kuidagi harjunud jah, väljendama ennast niimoodi. aga tegelikult see võib jah, väga paljudele korda minna ja läheb ka kindlasti. Mm. aitäh sulle, Laura, veel kord ja teistega kohtume juba järgmises saates ja ilusat suve jätku kõigile. Aitäh teile. Tšau, tšau. tšau.